No käesoleva aasta meistrivõistlused on läinud üsna hästi. Kahjuks turniiri tabelis on meil probleem selle Viljandi mänguga, et Viljandi suutis väikse koosseisuga nii kõva mängu teha, et muidu oleksime praegu Põlvast punktiga ees ja kõik oleks võib-olla palju parem, et täna nüüd püüda põhiturniiri esimest kohta on suhteliselt raske, tuleb nüüd vaheturniiril kõik mängud tuleks võita, võib-olla on see väga raske, aga samas need, kes teise-kolmanda koha peale mängivad, nendel tuleb kindlasti väga kõva ragin ja väga raske lahing, et finaali pääseda. Aga elu on ka seda näidanud, et kes sellest poolfinaalist nagu on läbi tulnud, et tal on nagu väga kõvad mängud all, et samas see võib ka nagu eelis olla. No oleks ikka ääretult pettunud, kui see aasta medalit ei saaks, ja mida läikivam, seda parem. Täna nüüd teha endale mingisuguseid eesmärke, mis oleks alla nüüd nagu selle kõige läikima ka mõtet ei ole. Tagumist poolt tuleb järele aidata ja mis meil nagu puudu on, et ma olen seda oma ideed nagu ammu rääkinud, et tegelikult võiks liigal olla sponsor ja kust koha pealt siis keda toetada, et siis kui näiteks liigal oleks teatud summaga sponsor, siis kõige suurema toetuse saaks 8 võistkond, järgmise toetuse saaks 7, 6, 5, 4, 3, 2, esimene, et meie ju mõte peaks olema, et me suudaksime nagu seda liigat võrdsemaks teha, et kõik mängud oleks olulised, et ei oleks niisugused ühepoolseid mänge ja kui noormängijad nagu kasvavad peale, me suudame neid hoida, siis kindlasti paari aasta pärast võib see tase tõusta, aga mingil hetkel ajada selle esiliiga ja meistriliiga võiks ajada ka nagu kokku ja siis uuesti lahku ja play-off, et kui esiliiga esimene ots on nii tugev, et võib selle meistriliiga tagumist otsa nagu kindlalt võita, siis seal on ikka mõtlemisainet kindlasti kõvasti, et ega sellist liigat nagu teistel ei olegi, et esiliigas on osad võistkonnad tugevamad kui meistriliiga võistkonnad, et see on ka kindlasti meil nagu vaja ära lahendada. Eks Balti liiga ikkagi meil niisugune, et me õpiksime ja saaksime kogemusi ja tugevaid mänge, et mängud saavad väga rasked olema, et 2 Leedu tiimi, kes on võib-olla meiega nagu niisugused enam-vähem võrdsed, aga mängivad kodus on kindlasti lihtsam mängida. See nädalavahetus annab meile siis selguse, et kas me jõuame 2 hulka, et saab mingeid edasiplaane teha, et praegu 1 mäng korraga vaatame, mis see toob. Aga osa mänge oleme ikka päris kõvasti mänginud, ei saa midagi öelda, et mõned mängud on ikka väga võimsad olnud. Ikkagi oleme suutnud selle kaitse niimoodi korda saada, et isegi kui ei ole kõige parem päev olnud ja võib-olla realiseerimine jätab soovida, siis ikkagi selle võimsuse ja niisuguse kaitse pealt oleme suutnud nad ikka ära murda. Et ei saa öelda, et me oleks mingid supermänge teinud, aga kaitse ja varavahi koostöö mingitel hetkedel on ikka päris kõva olnud.